see festival ellu kutsutud on ja Erki, selline küsimus siis just nimelt sulle. Teha selline festival, mis sai esimesena siis läbi viidud Rakveres. Väga vinge, väga palju erinevaid saunu. Miks me tulime Narva? Narva ikkagi see tervisele väga palju head. Ja noh, üks asi on siin vaade, miks me siin oleme, teine asi, siin on kindlasti väga ägedad inimesed külastamas, kes saavad siis nautida meie ägedaid saune, mis siin üles on pandud. Võib-olla selline küsimus ka sul. Sellel on olnud läbi sajandite, ka ma usun viimastel kümnenditel kiires elutempos oleme võib-olla minetamas selle sauna sotsiaalset rolli või mis on, ütleme, sellise nii-öelda hügieeniliste protseduuride kõrval veel. Kas sina tunnetad sauna laiemat mõju, laiemat rolli ja seda kultuurilist tausta, mida me tegelikult nende sauna mõõde, mida me kipume ka unustama, et Eesti nii-öelda selle pärimuskultuuri juures on saunal oluline roll, kas või märksõna, et seesama võrokeste suitsusaun, savusanna meist klassikalisel kujul me pole saanud siia tuua, see on midagi erilist, aga see on ju UNESCO maailmapärandi nimekirja kantud ja seda mitte asjata, nii et tegelikult ma usun Eesti kultuurist, kui me saame rääkida märksõnadest, siin oleme täna rääkinud Türgi saun, Vene saun. Aitäh Erkile ja sellega loeme siis Eesti saunakultuuri päevad avatuks nii täna kui ka homme siin Narvas. Mis muud kui nautige ja suhelge ja tabage seda sauna erilisust, seda temaatikat, millele natukene juttu Erkiga juhtisime ka, aga see on see, mida sõnades alati kirjeldada ei saa, mida peab kogema ja mis on see erinev. Ja üks on kindel, et just nimelt ka seda kultuurilist väikest sotsiaalset tausta selle saunatamise juures, mitte et see, ma käisin tünnisaunas, ma käisin Mobispa saunas, ta kõnelda seal kaassaunalistega koos, vahetada mõtteid, uurida, kust kandist üks või teine inimene pärit on ja nii nagu rääkisin mina ka, et minema, siis mul endal kipub kuluma ikkagi tavaliselt teen 3 lavaringi, mitte väga suures kuumas, pigem natukene aega, olen viimasel ajal vananedes märganud ka. Tund on ikkagi miinimum või rohkem kui tihtipeale pallimängu treeninguid koos sõpradega. Nii et Ваня, так что Ваня это в принципе что-то намного больше, чем просто гигиеническая процедура и мытье, и тоже разные процедуры при температурах, либо на лавке, либо только веники. Это имеет баня и социальную такую
materjal ning